Me mõtleme täna tagasi nendele sündmustele, mis toimusid märtsis, 9. märtsil 1944. aastal, kui Tallinnas, hoolimata sellest, et oli sõjaaeg ja okupatsiooniaeg, elasid inimesed oma tavapärast elu, kes olid teatris, kes kinos, kes oma tavaliste argitoimetuste juures, kui võõras vägi hakkas pommitama meie pealinn, sai tugevasti kahjustada. Neid kahjustusi on näha ka tänases linnapildis. Mitukümmend tuhat inimest kaotasid oma kodu, paljud hukkusid ja meie linna elanikkonnast mõjutas see väga paljusid. Me mõtleme täna nendele tallinlastele, kes toona selle koletu kuritöö tõttu kannatama pidid ja loodame, et selliseid koledusi meie pealinn ega riik enam kunagi üle ei pea elama. Täna mälestame siin märtsi pommitamise ohvreid. Tavaliselt on siin alati olnud rahvarohke, palju inimesi, kes süütavad küünlaid, panevad lilli ja pärgi. Ja täna oleme siis otsustanud korraldada seda nii, et päeva jooksul inimesed käivad, et ei oleks säärast suuremat kogunemist kindlal kellaajal, vaid käiakse kuni õhtuni siis küünlaid süütamas ja pärgi toomas siin. Tavapärane kontsert, mälestusteenistus Niguliste kirikus jääb samuti ära ja toimub nagu igal aastal küünalde süütamine siis kella 7 ka hajutatult Harju tänaval. Nii et kõik on teretulnud küünaldega Harju tänavale täna õhtul.